Nii, vahepeal on päkapikud käinud peale eelmist videot. Ei peagi oma vanast hanget siin parandama lõpuni. Saime uue, ägedama. See on siis siuke S2 hange moodi. Just modifitseerin siia kinnitusi. Siinpool on siis originaal seda tüüpi stange kinnitus. Et siit poolt siuke plekitükk, siit poolt teine, lähevad kokku. Ja siis ma tegin metallist järgi siia poole teise ise. Et ei ole väga raske just. Siit üks asi võiks olla teistmoodi, siin võiks olla need metallnurgad, aga no seda annab hiljem lisada. Et ta oleks rohkem originaali moodi. Aga muidu puurid augud õigesse kohta ja keeled kinni ja valmis. Siis ma veel parandasin esitiiba. See tiib oli see, mida me parandasime siit eest nurgast. Kaar ja kõik muu oli nagu vägev, aga siit osast oli ta üsna hapu. Õnneks vanal tiival oli just see osa terve, ehk siis lõikasin selle jupi vana tiiva küljest ja paigaldasin siia külge. Lisaks olid siis puudusid need neetmutrid. Ja suumib ka, ei suumi. Et nendega siis kinnitub stange siit külgede pealt. Siinpool ma paigaldasin ära, kuna varem siin plekki ei olnud, siis oli neid võimatu paigaldada. Aga siinpool ka siis augud juba ootamas. Lükkan nad paika ja siis saame juba stanget asuda paigaldama. Sain siis kinnitused valmis ehitada, stange ette pista. Proovisin siia sisse siis ka võresid leiutada. Et see on Audi 100 esivõre ja siis ma siin natuke lõikusin ja mudisin ja igast värki. Et need kruvid ma tahaks ideaalis ära kaotada või siis mustaga üle värvida. Aga vähemasti parem kui tühi auk. Küljed jäid ka enam-vähem okeid. Siit poolt nagu jäi siuke nõme koht. See polt ei ole veel muidugi kinni, aga siin on siuke nagu aste sees kuidagi. Samas teiselt poolt jäi nagu väga hea. Aga noh, eks need on need koopiad, et ei ole väga täpsed. Nii, siin ootavad siis juba need suunatuled ja udutuled. Need sai kollase kilega üle tehtud. Tuleks natuke teistmoodi. Varasemalt sättisin siis stanget. Sain ta ette sobima, võtsin küljest ära. Hetkel kuivab värv teises garaažis. Ja nüüd asusin tegema siis viimast hooldust enne ülevaatust. Selleks siis lähevad uued küünlad peale, vanad keerasin juba maha. Iseenesest väga hullud ei ole, aga noh, lähevad uued ikkagi. Siis selle kässari tegin korda. Nüüd siis kangi tõmmates ikka pidur rakend. Ja tuleb maha ka. Ehk siis see osa on ka lõpuks korras. Puhur ärkas ka ellu. Siis on mul veel siin ootel käigukastiõli. Kuna tagatihvrisse läks uus, siis paneme kastiga uue. Õliks siis tuli 5V50. See kannatab siis temperatuuri rohkem. Just pidades silmas jääreajal sõitmist, kõrgemaid pöördeid ja nii edasi. Lihtsam on panna korralikku mõli, kui mootorit vahetada. Kuigi noh, see mootor just väga kallis ei ole. Õhufilter on ka siis, ei tea mis ajast pärinev. Vahetame selle ka siis ära. No, kõige hullem ei ole, aga noh, uus on ikka parem. Tunduvalt heledam. See läheb siis prügisse. Ja paneme siis uue asemele. Tahtsin näidata ka siis vahet nendel uutel Boschi küünaldel. Super 4 ja vanad olid siin tavalised, mingid FR-seeria omad. Nendel on siis ainult üks elektrood, aga uutel on siis 4. Ehk siis säde peaks olema parem. Puhtam põlemine. Vahepeal panin siis õli ka jooksma. See on ka vähemalt 3 aastat või võib-olla ka kauemgi vahetamata.
ja lisaks vahetame ära ka õlijahuti tihendi. See on siis siin vahel. Sealt kaudu on võimalik kogu mootori õli välja lasta. Üks hetk otsustab see oma töölepingu lõpetada. Ja vaatan, et see karteri tihend on ka väga äkane, et selle vist panen ka kohe uue. Stange on siis nii kaugel, et ootab siin alumise ääre kuivamist. Jätan ta siis rahulikult siia kuivama. Siin on meil siis kõik õlid välja tilkunud. Ja pann on ka nüüd vähe puhtam kui eelmises kaadris. Lisaks ma leidsin, et siin taga oli see õlirõhuandur ka õline. Et ilmselt siit on ka mingil määral see leke olnud. Nüüd selle õlitihendi vahetuseks ma vaatan, et üks voodik on nii lühike, et tuleb ilmselt jahutusvedelik välja lasta. Kuid see ei ole ka nüüd maailma lõpp, sest radikakõrjes andur veits tilkus ajapikku, ehk siis saab sinna uue tihendi panna ja saabki kõik lekked kõrvaldatud. Vahepeal sain siis karteri tagasi panna, puhastasin ära, vahetasin selle õlijahuti tihendiga ära, panin uue õlifiltri ka külge, siis kasisin siit veel puhtamaks ja panin uue õlianduriga, sest tundus, et see ka lekib. Nüüd ehk saab seda olukorra vähe kuivemaks. Edasi siis siin hetkel jahutusvedelikku veel natukene tilgub sealt poolt. Leidsin üles ka põhjuse, miks see radikaandur lekib. Keegi on kunagi vist tihendit vahetanud, aga pole väga tähele pannud. Siin on näha, isegi on pandud uus vask tihend. Aga originaal on siuke papist või paberist. Ja üks tükike sellest on siiamaani radika küljes. Eks see jupp tuleb sealt kätte saada ja siis ma saan uue tihendiga ilusti pidama. Vahepeal olen jõudnud siis stange ette panna. Ehitan praegu siis need udutule auke. Nende kinnitusi. Siit poolt sain ka natuke paremaks seda nurka. Aga siuke ta välja näeb. Siit poolt on veel augud tegemata. Siit vahelt, ma ei tea, ei ole näha väga. Põhimõtteliselt peab siia päris täpselt nurka üles ja alla augud tegema. Siis mahuvad uduka kõrvad ära. Juhtmed ka siin alles ripuvad. Pistikud, need lähevad siis tulede taha. Siis panen võred ka tagasi. Hetkel tundub, et jahutusvedelik enam ei leki, põrand on kuiv. Ning tundub, et lõpp on juba lähedal. Kuna vahepeal läks kõik üsna sujuvalt ja lihtsalt, siis tekkis üks tagasilöök. Nimelt see uks ei tule lahti. Nuppu liigutad üles alla, proovid seest väljast. Aga mis lahti ei tule, on uks. Ühesõnaga, sellega hakkab veel nalja saama. Kuid ilmselt midagi ületamatut ei ole ja viimase häda korral siis peab polstri ära lõhkuma, aga õnneks neid on veel võtta. Vahepeal panin ka küljeliistud tagasi, Audi märgid siia. Need on ka siis nüüd paigas, bensuluugi panin ka tagasi. Ongi tagaluugi peale veel rõngad panna ja viimaks valmis ta ongi. Panin siis uue õli sisse, panin kõik puuduvad katted tagasi, aku ka peale, stange ette, tuled külge. Kui juba vahepeal uksega läks sitasti, et ei tulnud lahti, selle ma sain korda. See juba käib. Ja mingi varras oli seest kõveraks läinud. Siis üks tuli õnnestus ka maha kukutada. Õnneks kile peidab ära, aga näha on. Siis panin põhjakatte ka alla. Siis alt on kõik kaetud. Ongi uued väljad on ka all, koos naeltega. Võtan kohe pukid alt ära ja siis saab esimesele sõidule. Lõpetuseks alustakski siis siit, kus me kunagi augustis alustasime. Ehk siis siin samas õues. Auto on siis totaalselt muutunud.
teist värvi, teised stanged, teised väljad. Tahaks loota, et on ilusam kui varem. Ja kaua oodatud lumi on ka kohal. Ehk siis nüüd pole muud tehagi, kui läheme naudime seda.